seal tuli see reminder, et salvestus hakkab peale. No. 2 minutit hiljem, okei, cool. Outlook teeb seda jah, vahepeal, et saadab neid teavitusi nagu mingisuguse jubeda viivitusega, et päev on juba läbi, mis ma saan nagu telefoni peale reminder mingi hommikusest koosolekust. No, et aitäh. On parem lugu tegelikult, kui sa ei kasuta üldse Outlooki, vaid mingi imop ja mingid sõbrad ja siis juhtumisi teed kuskilt VDI-st või kuskilt kohast lahti seal Outlooki ja siis tuleb sulle poole aasta mingi list meetingud nagu. Jaa. 14 giga mälu on vaja selleks, et see renderdada. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 303. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga Eerik Jõgi. Külas on meil täna aga Telia juhtiv võrgu- ja infraarhitekt Darko Dikan, vabandust. Mees, kes on meil külas juba 2 korda käinud ja kelle episoodid on alati saanud ülikõrget tagasisidet ja palju kuulamisi, nii et ma usun, et ka täna tuleb väga-väga põnev episood. Tänaseks teemaks, miks ma ta kutsusin meile külla, oli see, et kui ma tegin enda koduse selle nassiga, kunagi ma mingis episoodis rääkisin, et mu nass on interneti nähtav ja siis kõik, kes olid stuudios sellel hetkel, tegid oi. Ja siis mõtlesin, mis seal ikka. Pole hullu ja mingi aeg hiljem jõudsin siis selleni, et vahetasin Telia Wi-Fi ruuteri välja siis Ubiquiti selle riistvara vastu. Ja sealt hakkas palju rohkem välja paistma seda, et kes ja kui palju käib koputamas mul ukse taga. Ja muulgas nemad ise promovad ennast sellega, et neil on sees siis nii-öelda IDS ja IPS ehk siis Intrusion Detection System ja Intrusion Prevention System. Aga mulle sellest ei piisanud ja siis ma hakkasin uurima seda nagu, et teeks siis nüüd korralikult selle, et panekski nagu, ma ei tea, Amazoni või AWS-i mingisuguse väikse virtuka ja teeks sellest nii-öelda selle gateway siis minu sisevõrku, et mu IP vähemalt oleks nagu maailmale teada ja nähtav. No ja siis ma hakkasin kaevama seda maailma, see tundus nagu nii huvitav ja põnev, mõtlesin, et ma ei tea, kuidas seda varem tehtud on, et sellist arhitektuuri ja arendust on tehtud nagu aastaid, aga kuidagi nagu see teema, keegi teine on alati nagu ära lahendanud selle kuskil teisel tasemel. Ja tõenäoliselt see on lahendatud ära võrgu tasemel või siis nende võrgu adminide poolt, kes kuidagi seda asja seal haldavad, et ma ise ei ole seda püsti pidanud panema. Aga tere Darko. Tere jälle. Hakkame siis sealt pihta, et kui palju sina nendest asjadest tead? No nii mõndagi ütleme niimoodi. Kõik terminid on tuttavad ja mõningatega on veedetud nagu rohkem ja mõningatega vähem unetud juhid. Et selles mõttes ei ole siin midagi uut. Et siis saame episoodiga jätkata, ei ole vale inimest kutsunud. Vabalt. Ja mul on ka nagu strong opinion kõikide nendel teemadel. No võt, sellepärast sa meile külalisena meeldidki, et need tugevad arvamused on väga, väga head. Eerik, kui palju sinul nendega kokkupuudet on olnud selliste asjadega? Ma arvan, et ma olen umbes samas situatsioonis, mis sina neid asju natukene näinud, aga mul ei ole seda soovi tekkinud, mis sul oli, et oma kodu kuidagi internetist kättesaadavaks teha. Või okei, tegelikult korraks tegin, aga natuke teiste asjadega lahendasin seda, et iseenesest tugevat sisulist kokkupuudet ei ole ikkagi. Nii et väga põnevusega kuulan ka täna. Darko, mis sa siis sellest jutust arvad, mis ma siin enne jagasin, et selle võime kõrvale jätta, et miks ma Telia seadmed välja vahetasin, et sa oled nagu kallutatud seda tegevust kommenteerima. It's okay, ma olen alati öelnud, et tahad panna oma seadmed, pane, meil ei ole mingit probleeme sellega. Ära ainult tule ja kurda pärast helpdeski. Mina ei tule kurtma. Aga, ma arvan sellest või? No ütleme, mis mõte oli kohe see, et kui sa nagu security'st midagi tea, siis security ise tegema ei peaks. Oli selline esimene mõte, et ma mingit virtukad kuskile mingite tükkidega ilmselt panema ei hakkaks. Aga ma arvan, et on nagu täiesti 2 eraldi sihukest haru selle probleemi, mida me peame nagu lahkama. Üks on see, et kui sa teed mingisugust rakendust, sul on mingi, ütleme, sa oled tarkvaraarendaja, sul on mingisugune väike rakendus, sa ei ole veel nagu Facebooki või Twitterit leiutanud ja ei saanud sama palju kasutajaid, eks.
ja enamus tegelikult Eesti infosüsteeme lähevad tegelikult sinna väikeste rakenduste nimekirja, eks ju, maailma mastaabis. Et kas ja kui palju sa siis peaksid nagu ise leiutama ja mis lahendusi sa peaksid nagu siis kasutama. Ja teine on see, et kui sa tõesti oled siuke enterprise tüüpi, sul on mingi on-premise infra ja mingid asjad, et kuidas siis nagu neid kaitsta. Et ma arvan, et need lähenemised on üsna siuksed nagu erinevad ja ütleme need head praktikad. Ja eks rahakott on ka muidugi ilmselt erinev, millega neid probleeme lahendada. Aga võib-olla astume veel korra nagu sammu tagasi, et võtame näiteks selle IDS-i nagu ette, et noh, et mida need asjad üldse teevad, et mida teeb nagu intrusion detection system, et mille põhjal ta seda otsustab, kuidas see töötab, mis asi see on nagu? Ühesõnaga IDS ja IPS ütleme tinglikult ütleme, et on peaaegu sama asi, lihtsalt üks lõpeb selle koha peal ära, et logime maha, et on mingi jama on ja teine üritab siis reaalselt aktiivselt seda konkreetselt tuvastatud värki nagu blokeerida ka. Aga mida nad mõlemad teevad on see, et enamasti see komponent pannakse kuhugi nii-öelda tee peale vahele, ehk nagu Sünne ütlesid, et need probleemid lahendavad ära mingid võrguadminid, siis enamasti see nii on, eks. Ja see pannakse kuskile tee peale nagu mingid tulemüürid asjad ja siis nad üritavad oma siis mingisuguse signatuuri andmebaasiga, mis neil on seal kõhus, mis on erinevatel vendoritel, neid on ka nii-öelda vabavaralisi signatuuri andmebaas olemas, mis siis üritavad nii-öelda kõike pakette, mis sealt läbi käivad, match'ida mingite signatuuridega ja siis on nii-öelda halb signatuur, et vot kuskil siin on mingisugused baidid siin paketi sees, eks ole, et siis see ilmselt on see, et keegi üritab ära kasutada mingit auku X on ju mingisugusest tarkvarast näiteks. See on väga, väga high level, et kõik mu kolleegid, kes kuulavad praegu seda ilmselt keeravad ringi, panevad klapid maha, aga ühesõnaga hästi high level. Fundamentaalselt ma arvan, et see lähenemine töötas väga hästi nagu 15-20 aastat tagasi. Aga täna me oleme paraku selles maailmas, et meil on DLS on nagu peaaegu igal pool. Et tegelikult üldse nagu IDS-il ja IPS-il nagu õnnestuda sellises maailmas, kus sul nagu 90% liiklusest on DLS, et sa traffic'u sisse ei näe. Ehk et jah, loomulikult on olemas ka nagu DLS kihirünnakuid, ütleme DLS handshake'ist on võimalik mingeid asju välja võtta ja vaadata, et okei, et asi näeb halb välja, on ju, et davai, selle ütleme siis protection'i puhul siis on see, et ärme luba siis seda TCP ühendust, lõikame selle rohkem maha, on ju, rohkem paketi edasi ei luba sinna nii-öelda kaitstava sihtmärgi poole. Eks, aga enamus traffic'ut on täna krüpteeritud, ehk tegelikult nagu õnnestumise võimalus on nagu madal, kui sa nüüd oled niisuguses viisakas keskkonnas. Loomulikult, kui sul on mingisugust legacy stuff'i, mingid HTTP käivad asju, mingid IoT, you name it, eks. Et siis põhimõtteliselt loomulikult, aga nende jaoks on signatuurid olemas ja need signatuuri andmebaasid on sadu tuhandeid ja miljoneid rida suured. Ehk et nii-öelda see IDS, IPS ülesehitus juba see, et ta nii-öelda suudaks performida, aga nagu suurtel kiirustel, okei, 100 giga pluss, eks ju, et mingi 100 megabitti sekundis on nagu kööki-möki, seda võid CPU-ga teha. Et seal on ka tehnoloogiliselt on see asi peab olema päris hästi üles ehitatud ja need mured on täna lahendatud, aga häda ongi jah selles, et sa ei näe nii-öelda sinna traffic'u sisse ja tegelikult selle asja kasutegur muutub ajas nagu järjest väiksemaks. Tal on oma koht olemas endiselt, aga ütleme, see ei ole kindlasti siuke esimene asi, et juba pahatihti teinekord olen pidanud pidama neid vestlusi security'ga, et davai poisid, paneme IDS-i on ju, et siis saab kõik heaks. Siis ma nagu see küsimus, et okei, et aga mis siis nagu tegelikult heaks saab, tegelikult nagu ei saa väga palju heaks, et jah. Et selleks, et saada audiitoritele linnukene kirja loomulikult, et selleks on seda vaja, aga lihtsalt praktiline kasu võib olla siuke triki. Okei, ehk siis kui me räägime täna sellest võib-olla natuke piirata, et me kaitseme mingeid rakendusi, mida ütleme meie või meie kuulajad ehitavad, on ju, et siis kui me sinna IPS-i ette paneme, siis sellest ei ole kasu, aga millest oleks kasu siis või mis sinu soovitus on? Ja ühesõnaga tast on kindlasti kasu, eks, ja täpselt, et mida sa kaitsed, et ongi, kui sa kaitsed nagu nüüd mingisugust täiesti traditsioonilist veebirakenduste kogumit, siis on sellega nagu probleem. Eks, aga kui sul on tõesti mingi tundmatu asi ja meie kasutame ka näiteks klientide kaitsmiseks neid süsteeme, kus meil tõesti ei saa mingit garantiid anda, mis meie klientidele võrgus näiteks on. Et me ei ole mingit kontrolli selle üle, on ju, ja igal juhul on ka igasugust hästi huvitavat legacy stuff'i, IoT stuff'i, mis kasutab paratamatult ka teinekord mingi legacy protokolli ja ei ole üldse krüptitud ja nii edasi. Et seal ta võib olla väga kasulik, et sellises olukorras on ta väga okei. Aga kui sul on tõesti nagu lihtsalt puhas veebirakenduste värk, et siis ei ole. Ehk et minu nagu väga strong opinion on see, et see turva peaks olema võimalikult see rakenduse lähedal. Ehk et tegelikult, kui me veebist räägime, siis me jõuame siia WAF-i maailma, eks. Et WAF tegelikult on ka, traditsiooniliselt on mõeldud seda teha niimoodi, et jah, et see on kuskil tee peal jälle, et keegi ajab selle korda. Aga mis siis on Web Application Firewall? Just nimelt. Et
täna seda ei saa mitte mingit pidi kuskil tee peal teha, sest sul on, kõik on TLS, eks. Ehk sa pead tegema seda selles kohas, kus TLS on juba maha võetud. Ja nüüd on sul nagu variandid, kas sul on mingisugused load balancer'id või siis ei sa kuidagi kombineerid seda sellega või sa siis teed seda puhtalt nagu rakenduse külje peal. Et WAF-il kindlasti, ma ütleks täna on, eriti veebirakenduste maailmas on kindlasti rohkem kohta. Ehk et seal on igasuguseid huvitavaid ka signatuure, eks ole, sinna pannakse rakenduste probleeme, et ilmselt sellest pool sellest maailma signatuuri andmebaasidest ilmselt on mingid WordPressi, mingid pluginat ja mingid urle täis, et mida kõike nagu blokeerida, eks ju, ja seal on ka võimalik jällegi nagu teoreetiliselt blokeerida just asju nagu SQL injection ja kõik niisugused asjad, eks. Aga nendest ka pahatihti, nendest WAF-idest saab nagu väga hästi mööda. Et see on terve nagu niisugune kirjumaailm, näiteks, et sul on, ütleme, see WAF on kuskil seal tee peal ja siis on sul rakendus. Ja rakendus on mingi, ütleme, seal mingi Java rakendus, mingi tomcat, eks ju, ja siis on see WAF on kuidagi teistmoodi ja siis on täpselt see, et sa saadad sama HTTP header'it näiteks 2 korda. Näiteks mingi user agent'it, on ju. Sa 2 korda paned seda HTTP sinna payload'i ründajana, on ju. Sa tead, et WAF töötleb neid näiteks, saad seda testida natukene, et WAF töötleb neid header'id niisuguses järjekorras, et esimene header, mis tuleb, ütleme, esimene user agent, seda kasutatakse. Aga tomcat võtab alati nagu viimased, eelmine kirjutab üle, eks ju, ja ongi jälle WAF bypass, on ju. Et need on niisugused asjad, mis on nagu ka hästi trikid, et jällegi nagu security teha kuskil 3. kohas on nagu alati triki. Et tegelikult võiks see security olla rakendusele võimalikult lähedal. Või ütleme, parim oleks see, et arendajatel tuleb öelda, et ärge tehke bugisid, on ju, ja on korras. Me ei teegi, ma ei tea, kust need bugid tulevad. No, just, äkki SQL-i ei kirjuta täna päris nagu käsitsi keegi, et stringitöötlusena, et ikkagi vähemalt prepared statement'id on olemas, et need ma arvan, et täpselt samal ajal pooled veel kirjutavad praegusel hetkel, et kindlasti, et me loodaks küll teistpidi, aga ei saa nii optimistlik olla kahjuks. No jah, me oleme piisavalt päris elu näinud, eks, et aga ütleme, WAF-il selles mõttes on kindlasti rohkem kohti olemas, aga jällegi, et seal on ka nagu teine niisugune suund, et mille vastu sa kaitsed, eks ole, et loogiline tundub loomulikult, et ma kaitsen, et mu rakendus oleks turvaline. Nii, väga loogiline, mõnus on ju. Mul on parool ju peal seal rakendusel, autentimine on ees. Seda enam, eks. Nii, et aga ütleme jah, kõik need igasugused SQL injection'id ja keegi paneb urli peale punkt, etc. password, eks ju, ja data tuleb, on ju. Et ma ütleks, et see on niisugune, see on tegelikult handlitav ka seal nagu rakenduse poole peal ja veebiserveri poole peal ja loomulikult ega see WAF ei pea tähendama, et on kuskil vahel eraldi mingi must kast. Aga veebiserveritel on olemas WAF-i pluginaid ja igasugust nagu kraami. Aga et arhitektuurselt nagu see, millest sa räägid, et täna võiks olla siis igal mikroteenusel mingisugune selline sidecar nagu juures seal konteineril, mis tegelikult teeb selle mikroteenuse API WAF-i rolli täidab siis nagu, et siis ta on nagu maks lähedal, et põhimõtteliselt, aga ma arvan, et kui sa oled selles maailmas, et sul on mikroteenused ja eriti kui nad on näiteks veel mingid sisemised, on ju, siis kui ma arvan, et sa oled midagi valesti teinud, kui sa tahad kõigile nendele WAF-i külge panna. Et see peaks ikkagi seal välise võrguühenduse ees olema nagu või seal vahel. No ütleme kuskil seal jah, põhimõtteliselt on ju, aga ütleme, nüüd on kohe see teine, et mida see WAF saab nagu veel teha. Et mina tegelikult isiklikult sellesse nagu SQL injection'i blokeerimisse värki nagu väga ei usu. Jah, okei, rate limiteerimine potentsiaalselt, eks, aga kas seda on üldse mõtet nagu WAF-iks nimetada või rate limiteerimist teevad just API gateway'd ja veebiserverid täna nagu päris hästi. Et näiteks request'e per URL mingi kogus, eks ole, sekundis, request'e per IP mingi kogus sekundis ja nii edasi. Et mis tegelikult võib öelda ka, et on security feature mõnes mõttes, eks. Et sul mingi üks ütleme siis ründaja või ka kogemata mitte pahatahtlik ründaja ei koormuks kogu su teenust üle. Aga WAF-il on ka niisugune teine pool, et jälle, kas ta on tegelikult nagu WAF-iks õige nimetada, on nagu eraldi küsimus, aga pahatihti on tegelikult nagu mingi toote või rakenduse mõttes nagu pakendatud kokku. On siis igasugune niisugune, näiteks mingi botide tuvastus, eks ju, mingi kapsad, kõik mingid sellised asjad. Et saada aru, et keegi käib sul nagu masinaga sealt mingeid asju tegemas, kui sa tead, et sul tegelikult peaks käima kasutada brauseriga, eks. Et neid asju blokeerida, ma ei tea, kui sul keegi API-t skreibib näiteks, sul on mingi data seal, on ju. Ja see on meil tegelikult veel nagu kolmas, et sellel on tegelikult üldse muu nimi, ühesõnaga see on data loss prevention, ehk näiteks see pool, et oletame, et sul on kliendi andmed või isiku andmed, eks. Ja sa panedki oma klientide isikuandmete andmebaasi, paned mingi fake kliendi.
ja paned otse baasi, paned isikukoodiga 99999 mingisugune this is very bad mingisuguse maagilise stringi. et see honeypoti ühesõnaga. No põhimõtteliselt ja siis sa õpetad omale sinna sellele WAF-ile /data loss prevention'ile selgeks, et kui sa kuskil payload'is näed seda väärtust, eks, siis on asi nagu väga hapu, sest lahkuvad nagu kliendi andmed. Ja umbes, et siis response on see, et pane kogu teenus kinni, näiteks. No, et see on tegelikult ka väga nagu selline valid use case, et sa ehitad endale kuskile need mingid maagilised markerid, mis ei tohiks kunagi mitte ühegi kliendini jõuda. Ja kui sa kuskilt nagu paistma hakkab, et siis on asi nagu väga hapu. Aga noh, see ei ole kindlasti nüüd selline universaalne nagu hõbekuul on ju, mille sa installid kuskile enda võrku ja see asi nagu töötab, et see, millest sa räägid, on väga nagu rakenduse spetsiifiline, millest nagu tõesti see äri ja arendus peavad nagu aru saama, et noh, kuhu need markerid, kuhu need honeypotid nagu panna on ju. Et kuidas sa selle äriga nagu seotud on ju. Loomulikult jah, see ongi see kõige suurem probleem kõikide nende security asjadega on see, et pahatihti neid tahetakse panna kuskile flow'le vahele lihtsalt nagu linnukese kirja saamise pärast, et me saaksime öelda, et meil on ju ja just audiitorettevõtted ja värgid elu lihtsamaks, kes käivad ka notepad näppus ja küsivad, et kas teil WAF on, kas teil IDS on, eks ole, ja siis teevad ettekirjutusi, kui neid ei ole. Nii, sa võid panna selle WAF-i sinna ja rule setis on 0 ruuli on ju, ja tegelikult linnukene on kirjas ja läheme edasi. Et loomulikult, et igasugust security't tuleks teha nagu mõtestatult, et teha asja pärast. Et sama nali security valdkonnast on see, et ostame seemi. Kui me oleme seemi ostnud, eks ole, pannud kõva raha sinna alla, siis meil kõik mured on lahendatud. Ja siis ma alati küsin inimeste käest, et okei, ostame seemi küll, aga mida me seemiga pihta hakkame? Et mis protsessid, mis andmed, kes reageerib, kuidas, et see on kõik 10 korda keerulisem kui osta siem. Et sama kehtib kõikide nende muude turvalahenduste kohta. Räägi mulle ja võib-olla paar kuulajat on veel, kes ei tea, mis asi on siem. Siem on ühesõnaga, tegelikult on see logiserver high levelil, aga mõte on selles, et sa kütad oma logid kuskile ja siis seal on jälle selline must 1000 ruuli sees, mis üritavad siis sealt teha security alerte. Täna on igasuguseid AI seeme ja see maailm on hästi keeruline, aga põhimõtteliselt on mõte see, mida sulle seemitootjad müüvad, on see, et osta meie kast, saada kõik oma logid sinna ja meie anname sulle actionable alertid, et vot näed, sul on seal, keegi üritab sulle sinna sisse murda või siin keegi 5 korda on parooli valesti pannud, eks ole, nii edasi. Reaalsus on see, et sa paned selle käima, suunad need logid sinna ja siis järgmine hetk on sul 15 000 alerti ja siis tekib sul väga kähku nagu fatigue ja siis sa disable'id enamus ruule ära ja siis põhimõtteliselt on sul siem, logid, millest mingit väärtust ei ole ja suure tõenäosusega igakuine support makse on nagu mingi 5-6 kohaline number, eks. Aga kõik audiitorid on õnnelikud. Nendel kõikidel asjadel on, ma ütleks ka see mitu nagu, või 2 sellist põhimõttelist nagu toimeviisi või toimepõhimõtted ka, et üks variant on see, et sul ongi need IPS ja IDS ja mingi WAF-i puhul samamoodi võib olla, et nad on sul justkui seal ahelas vahel, et nad on nii-öelda nagu see filter. Et ma enne hommikul mõtlesin selle paralleeli peale, et see on nagu see turvamees seal klubi ukse peal, kes nagu vaatab näkku, ütleb, et sinuga tuleb pahandus, siin me sisse ei lase. Ja teine variant on siis see, kus siis kuidagi reaktiivselt nagu tegeletakse, et vaadatakse neid logisid, otsitakse sealt mingeid mustreid ja siis tuvastatakse, et oot, siin see IP on nagu halb, et et see on see, et laseme kõik nagu peole sisse ja siis vaatame, et kes tüli hakkab norima, et selle viskame välja nagu, et need on ka nagu täitsa nagu erinevad põhimõtted, et ühe puhul juba see võib-olla justkui nagu see tulemüür seal filtreis nagu paneb selle kontakti kinni ja keegi ligi ei saagi. Teisel juhul võib-olla see pahalane nagu 1-2 pauku saab sisse sellele süsteemile ja siis tõmmatakse talle põhimõtteliselt nagu vaip jalge alt ära, et ära rohkem tule. Et kas mulle tundub nagu, et lihtsalt kaugelt vaadates tundub, et see teine on kohe nagu, et see ei ole nii turvaline, sellepärast et sa lased nagu sisse natukene, aga samas jõudluse mõttes see ilmselt performib paremini jälle. Ja sa võid seda nagu saada rakendada väga palju lihtsamalt, sellepärast et sul täpselt kaob see nagu vajadus ära, et sa pead nägema traffic'u sisse või sa pead sellest protokollist aru saama, kui on tegemist mingi mitte HTTP asjaga, eks. Et sul lõpuks tekib, sul ikkagi rakendus töötab, sul rakendusel tekivad mingisugused logid, eks ole, ja sa töötled neid logisid, mis loetavasti on mingi standardsemas nagu formaadis või vähemalt selle formaadi töötlemine ei ole mingi väga suur raketiteadus. Ja loomulikult, et see ei ole jah nii operatiivne, eks. Aga näiteks ka need nii-öelda IDS-id ja IDP-d tegelikult ei pea olema ka alati trafficul vahel. Ka seal on näiteks selliseid vahvaid mudeleid, et
et noh, see sai, sul on mingi on-prem setup, eks ole, ja serveride tulemüürid ja nii edasi. Et jah, tavaliselt on see, et need kiputakse nagu toppima sinna kuskile vahele ja siis on see mure, et kas sa koormad selle IDS-i võib-olla kõigepealt üle, eks, või sa mingit traffic'ut ei taha üldse tegelikult sinna lasta, on ju, ja siis lugemata mingid suured download'id ja nii edasi, et siis tegelikult on ka see mudel täiesti olemas, et traffic'ut mirror datakse sinna. Et ta ei ole nii-öelda traffic path'il, vaid sinna traffic mirror datakse, ehk siis ta jääb tegelikult täpselt samasugust liiklust ka põhimõtteliselt mõlemat suunda, kui vaja on ja nii edasi. Ja nüüd on see moment, et ega ta loomulikult ise siis selle hetkel midagi blokeerida ei saa, sest tema saab lihtsalt ainult koopia pakettidest, eks. Ja mis siis nagu võimalik ette võtta, eks, ja siis ongi seal kaks nagu lähenemist, et kas sul on siis seal tee peal veel kuskil mingisugune ruuter, tulemüür, mingi asi, midagi on võimalik liidestuda ja sinna on võimalik siis kähku saata see signaal, et okei, mul on vaat siuke TCP connection, siuke 5 tuple, et davai, see on vaja kohe ära nagu kinni panna, on ju. Või siis nagu peenematel juhtudel, kuna tegelikult kogu TCP on näha, kõik sequence numbrid, kõik on täpselt teada, siis lihtsalt näiteks saadetakse ja IDS-i poole pealt spoofitakse nii-öelda TCP reset nii kliendi poole peale kui serveri poole peale. Ehk et sul on TCP sessioon parasjagu käib, on ju, aga igal juhul lööme kohe kähku maha selle. Nii-öelda, et noh, otsad löövad maha, et IDS tegelikult ei osalegi üldse selles. Ega siukseid trikke on tegelikult võimalik teha. Ja see on selles mõttes nagu turvaline, et kui sul see IDS ära minestab seal, noh siis sul kõik nii-öelda on fail open ehk et traffic käib edasi ja sul ei ole sellest mingisugust käideldavuse probleemi kohe. Aga kui nii nagu sa ise ütlesid, et enamus juhtudel on ees mingi load balancer või mingi gateway või midagi sellist ja selle taga, kus siis on juba tõenäoliselt enamus juhtudel ikkagi mitte TLS-i liiklus, et sinna tegelikult siis seesama IDS vahele tegelikult ju sobiks siis. Aga see põhimõtteliselt. Just, aga ütleme, seal on jälle see küs, et siis on lõpuks on 3 nagu elementi, mis käsitlevad nagu HTTP ja HTTP headerid, eks ole, see load balancer ise on suure tõenäosusega HTTP where, kui ta ei ole just puhast TLS-i mahavõtti ja siis see nii-öelda WAF IDS ja siis veel omakorda see rakendusserver seal taga, et pigem kui sul juba load balancerid ja asjad on, siis ilmselt õnnestub neid kombineerida. Et ei ole väga vahet, et kas need on siis nii-öelda mingisugused suured metallist kastid või nad on täiesti vabavaraline mingi värk mingite pluginatega. Ehk et tegelikult see nii-öelda security funktsionaalsus on võimalik sinna tulemüüri load balancer'i peale nii-öelda otse panna. Et see on tegelikult kõige mõistlikum lahendus. Ja siis saad ka sealt ühest kohast potentsiaalselt need logid kätte, sa saad sinna võib-olla veel mingid markerid juurde mingisuguse WAF-i rikastatud informatsiooni pealt, et näiteks sa seal üritadki teha mingit potenti tuvastust või mingit asja, et siis nii-öelda mingisugused confidence score'id, et kui confident me oleme näiteks, et see on mingi bot, on ju. Et isegi kui sa ei blokeeri midagi, sul on vähemalt logid ja asjad. No, kõigi nende lahenduste puhul, mis mulle on silma jäänud, et sageli see kallis osa on just need andmed, et see sama andmebaas, kus need mustrid on nii-öelda ära kirjeldatud, eks ole, et kuidas siis seda bot'i või seda pahalast nagu ära tuvastada. Et see tarkvara on justkui tasuta, aga kui sa tahad sellele andmebaasile ligi saada, kus need blacklistitud IP-d on ja kõik muud infokillud, mida selleks vaja on, et siis see on nagu see, mis sulle iga kuu nagu mingisuguse kopika taskust ära viib, on ju. Kas on nagu päris ka sellist mingit open source asja olemas, et tõesti need kodus ise ehitajad nagu mis nemad saavad ette võtta või need idud, kellel tõesti seda funding ut veel hetkel taga ei ole, aga tahaks natuke turvalisust juurde keerata, et kas on selliseid asju ka olemas, et kus need andmed on ka tasuta nii-öelda kätte saadavad, vähemalt mingi osa nendest? Neid on terve ports, ma ei anna praegu ühtegi nii-öelda soovitust, sest et mul lihtsalt ei ole neid kõiki neid süsteeme nimesid hetkel peas, aga mul ei ole seda väga lihtsalt põhjusel. Et me oleme katsetanud, see kvaliteet on üsna nagu tagasihoidlik. Ja isegi mitte selles võtmes, et enamasti need on mingisugune community based ja enamasti selles võtmes, et mitte, et need reeglid on kehvad. Seal on nagu väga häid reeglid ja kui sul on tegemist nagu mingite zero day tüüpi asjadega, siis ka nendes süsteemidesse enamasti jõuavad need uued reeglid väga kähku. Aga seal on see oma, et sinna submititakse ka igasugust pläma põhimõtteliselt. Ja nüüd sul on nagu see küsimuse koht, et kui nagu risk aware sa oled, ehk et ma võtan selle ja võib-olla mul homme pool maailma ei tööta, kuna mingi reegel, mis tuli, mis rakendub minu keskkonnas, mida ei ole väga testitud, keegi submitis selle ja nii edasi, eks. Nüüd kindlasti ei tasu nüüd nagu mõista või võtta siit kaasa seda sõnumit, et tasuline andmebaas on nagu selle vastu kaitstud. Et seal on kõik alati väga hästi ei ole.
et seal lihtsalt on väheke rohkem testimist, seal on võib-olla väheke rohkem visibility't, just nagu rakenduste asjadesse, sinna ei saa submit ida mingit jama, seal on mingid kontrollid, mingid rollback mehhanismid, eks ju, aga seal on täpselt samasugust stuff'i. Et selles vaates nii-öelda ma arvan, et katsetamiseks kindlasti tasub otsida neid open source nii-öelda liste ja nendega proovida. Aga kui sa küsisid nagu idude kohta või üldse selle kohta. Nemad peaks maksma ikka, soovitad maksta? Ei, vaata nüüd on see küss, et mida sina peaksid kodus tegema või mida idu peaks tegema, kellel rahakott ei ole veel nagu kummist, eks ju. Et noh, nii me läheme, minu meelest võiks nagu teha pivoti nagu sinna, et okei, et aga kas ma pean üldse ise seda IDS-i tegema, eks. Vist nagu teenusena sisse aasta. No just nimelt on ju, noh täna tegelikult on ju väga popp on see, et sa lükkad oma asja kuskile püsti, eks. Ja noh, olgem ausad, täna on üks niisugune tasuta teenuse nii-öelda turuliider on Cloudflare, kes on hea meelega nõus pakkuma sulle kohe, eks ju ole, nagu peaaegu kõike. Et proxy maga Cloudflare juurest läbi ja siis on kõik väga hea ja turvaline ja seal nad on ka tegelikult kuhjanud päris korralikult igasuguseid niisuguseid WAF-i ja muid security feature'id, mis ei ole ilmtingimata tasuta kõik. Sest see tasuta teenus on ikkagi niisugune proxy ja natukene asju ja siis kuna sa sellest ei maksa, siis oled sa ise toode, eks ole, mõnes mõttes, aga ühesõnaga, et selle asemel, et võib-olla mitte algatast leiutada, see on ka tegelikult täiesti okei trade-off, et sinu see kodune nass, et kui sa küsiksid minu käest, et kuidas seda lahendada, mina ütleksin, et pane Cloudflare'i taha. Aga ma ütlen, et ei saa, sest Cloudflare'i tasuta selles pakett ei luba üle 100 megaseid upload'e. Et ühesõnaga, et siis peab olema sul nass, mis toetab ka seda chunking ut või kuidagi, et nagu mingi, et see transfer ei ole nagu ühes streamis, vaid läheb kuidagi nagu tükkidena sinna. Täpselt ei tea, kuidas see maailm töötab, aga jah, et nad on selle hinnastamise sinna pannud, et kui sa tahad proxida, fine, jälle 99% asjadest töötab, on ju. Noh, ka minu enda puhul, et kui on mingid väiksed failid ju Wordi dokke vahetad, jumala fine. Aga kui siis hakata nagu seda algoritmi episoodi sealt nagu laadima või üles laadima, mis on nagu selline mõned gigabaidid juba suur, et siis on vaja kas mingit workaround'i või midagi muud. Virtuaalmasinasse maksad ka, et. Ja, ei, seda küll. Aga mis on selle nii-öelda plaasegi? Kas Cloudflare'i selle tasuta puhul, et sa ise oled toode või toode on põhimõtteliselt sinu traffic, et nad tegelikult, sa ei tea täpselt, mis sellega seal vahepeal juhtub põhimõtteliselt või? Selline meeldetuletus nagu ikkagi kõigile, et kes sealt tasuta seda asja kasutavad, et see traffic käib kõik sealt läbi, et sõltub, mis sul seal käib, et sa võid arvata küll, et nad pakuvad seal TLS-i ja kõike muud ka seal peal, aga see ei tähenda, et keegi seda ei näe, vaid pigem, et jah, väljapoole sealt ei näe, aga Cloudflare'is näevad kõik seda. Ei, seda loomulikult, aga siis annabki neile selles mõttes nagu üks unikaalse võimalust, ega see on jällegi teadlikult tehtud, eks ju. Sest et selles asjas õnnestumiseks sul on vaja andmeid. Ja kui sul on mingid on-prem asjad ja mingid süsteemid, ega need on-prem süsteemide jooksutajad ei kipu nagu jagama neid andmeid ka nende süsteemide tootjatele, eks. Et nendel on sama muna-kana mure, kus nad selle info saavad, nüüd threat intelligence'i, eks. Ja neil on tegelikult selle tõttu väga palju andmeid. Ja nad näevad, mis seal toimub, on ju. Ja kindlasti seal on nagu kallimates pakettides on väga reeglitega, kõik lepingutega reguleeritud ja kui sa oma panga sinna taha paned, et siis midagi Cloudflare teha ei tohi su andmetega, eks ju. Aga need tasuta kliendid paratamatult on ise nagu mõnes mõttes toode, eks ju. Aga teistpidi see annab neile, selles mõttes annab neile üks unikaalse võimaluse, mitte ainult eks ole Cloudflare, et neid teisi nii-öelda niisuguseid CDN-i WAF-i pakkujaid, mis on ka hästi populaarsed, neid on veel on ju kõik Akamaid ja kõik sõbrad. Et nad kõik töötavad suht samamoodi ja need on suhteliselt sarnased nagu mured, eks ju. On see, et andmete pealt nad saavad ikkagi päris hea nagu reeglistiku kokku. Tegelikult selle pealt, mis päriselt internetis toimub. Mitte see, mida me arvame, vaid mis päriselt toimub. Ja näiteks kas või see, et see botide tuvastamine, et vanasti oli siin botide tuvastamiseks ja botidega võitlemiseks nagu igasugused huvitavaid variante, et Kapsa oli ka kunagi veel teema, et kui sa nagu DCP level'i sellega hakkama ei saanud, Kapsast tänapäeval minnakse ka mööda selle AI-ga päris hästi, eks. Mina olen kuulnud seda, et isegi pidid olema umbes Indias on nagu teenusepakkujad, et kes sa saadad selle Captcha ID talle ja ta lahendab selle nagu alla sekundiga ära, et see tuleb nagu sadade millisekundite jooksul tuleb see nagu response, et on tehtud. Nii et neil on ilmselt mingi QA-s ja keegi lihtsalt nagu klõpsib neid, kes on treeninud selleks nagu kogu elu. Selleks on internetis video tulemas, kuidas see käib. Minge otsima, ma lähen küll otsima kindlasti pärast seda videot, ma tahaks näha, ma lihtsalt nagu tean teoreetiliselt, kuidas see töötab, aga see tundub päris ulme nagu. Et täna tegelikult on veel nagu, mis on pead tõstmas, on see, et siuke proof of work tüüpi asi, et
et anname sulle mitte mingi pildi ja palume sul mingeid numbreid või tähekesi seal või liigutada mingit rattakest, vaid et anname sulle ikkagi mingi matemaatilise ülesanne ja portsu JavaScripti ja asju ja laseme siis nagu proset kulutada selle lahendamiseks, eks. Ikka neid lahendusi on olemas ja kus on olemas open source, mul see nimi praegu parasjagu meelde ei tule, aga seda on täitsa levinud tänapäeval juba, et pahatihti näeb seda, seal on siuke väga äratuntav nii-öelda veebileht, mis sulle käib korra ette rennatakse, et oot, me tšekime sul siin värki. Siis sa pääsed kuskile edasi, et siin open source projektid kasutavad seda päris palju nii-öelda Linuxi maailmas. Et see võiks nagu väga hästi töötada, eks lihtsalt kulutame protsessitsükleid on ju, aga see kõik läheb sinna, et näiteks täna tehakse väga suuri rünnakuid üldse igasuguste väga niuke purpose built botnetide poolt ja siis on mingid IoT seadmed, mis tulevad nagu täiesti viisakatest võrkudest ja nad ei tule kuskilt Aasiast või kuskilt, eks nad tuleb täiesti viisakatest võrkudest. Et seal tegelikult hakkab juba see nagu siukene IP reputation teema pihta. Ehk et kui sa ikkagi näed seda traffic'ut nii palju, siis on sul võimalik endale ka teha päris hea nagu reputatsiooni andmebaas on ju, et ja öeldagi kohe, et need IP-d okei. Me näeme, et siin on normaalne elu, normaalsed user agent'id, normaalsed, eks ole, päringud. Et need on pigem nagu paremad IP-d ja siis on mingid, mida me üldse kunagi näinud ei ole, ja kui ta nüüd järsku hüppab kuskil nurga tagant välja, hakkab 100 miljonit päringut tegema, siis äkki asi on nagu veits sketši, eks. Et see on tegelikult see asi, et sellest sa ei saa nagu on-premise õnnestuda ise, sest sul ei ole piisavalt palju andmeid. Et sa pead selle kas kuskilt sisse ostma, siis kas nagu andmestikuna või siis siukse CDN tüüpi teenusena. No, asi, mida ma näinud olen rahvusvaheliselt on ka näiteks riigiasutused Kanadas ja USAs ei luba üldse enda teenustele ligi välisriikidest. Et lihtsalt piiratakse ära, et Eesti teenused on kogu maailmale avatud või ütleme enamikule maailmale, et vahet ei ole, kas sa oledki seal Kanadas või Austraalias, sa saad ikka nagu riigiportaali sisse logida. Aga just Kanadas ja USAs see ei ole, et keegi saadab nagu mingi lingi, et näed mingi uudis, tehti uus teenus, portaal, midagi ägedat, ma vaatan ka, mis siis tehti, väga huvitav ja ei tule lahti, saad lihtsalt 404 vastuseks ja lükkad oma VPN-i Kanadasse, USAsse ja töötab. Et justkui nagu on turva, aga samas nagu ei ole ka, et ma panengi ju selle VPN-i sisse. Samas ilmselt mingi traffic'u ta võtab maha, mingid ründajad ta võtab maha. Jah, ta ütleb mingi skännimise ja siukse asja vastu kindlasti aitab, eks ole, teeb selle keeruliseks. Kohe, kui sa oled nagu purpose build, et siis ennast kuskile suurde riiki, eks ole. Isegi Eestis ei ole ennast keeruline tunneldada, on ju, Ameerikast rääkimata, eks ole, või Kanadast. Et see on nagu imelihtne, et see on ka nagu pseudo security ja jälle oma kogemust võin öelda, et pahatihti sellised asjad on jälle täpselt siukene mingil legal audiitor, mingit tüüpi nõue, et paneme tempi alla, et ainult saab, eks ju, et see ei pea tähendama seda, et selle on nagu süsteemi administraatorid välja mõelnud, et nii oleks äge. Seal võib olla juriidiliselt see taga, et kui need päringud igal juhul tulevad, näiteks sinu enda riigi seest, siis sa saad oma enda politseijõududega sinna nii-öelda vähemalt järele minna, et mingi samm seal on, kui see on siis see VPN-i provider, siis võib-olla tema vastu midagi rakendada, aga nagu ikkagi vähemalt sul on natukenegi kontrolli seal rohkem võib-olla, see on see nende kaalutlus või? Jah, väga võimalik, aga tegelikult sa ütlesid enne hästi, et Eesti teenused on ka kõik avatud, eks, et riigiportaal on kättesaadav, et jah, loomulikult normaalolukorras, aga tegelikult Eestis endiselt töötab nagu väga hästi see, et kui sul on mingi jama majas, siis paneme väljaspool access'i kinni. Et see töötab endiselt ka meie puhul nagu super hästi, et loomulikult on siin vastavalt geopoliitilistele olukordadele ja ütleme siin rahvastiku ränneriikide vahel, et pahatihti täna on see, et okei, Eestist päris ei piisa enam, tegelikult oleks vaja Soomet, Rootsit ka, Norrat võib-olla, Läti, Leedu, eks. Aga see töötab endiselt nagu super hästi ja see on, ütleks enamus niukest administraatorite esimene line of defense, et kui sul on ikkagi mingi kahtlane värk, lükkame kõigepealt selle peale ja siis nagu vaatame. Et mis toimub edasi, sest pahatihti ongi täpselt see, et enamus meie teenused on ikkagi tegelikult suunatud siia kohalikule turule, kohalikule Eesti tarbijale on mingid eestikeelsed teenused, eks ole. Et loomulikult see ei käi mingite väga suurte rahvusvaheliste asjade kohta, sul pole võimalik lihtsalt teha seda. Jah, aga kui me nüüd tuleme nagu selle meie põhiteema juurde tagasi, et sa mainisid korraga seda, et ka nende lahendustega võimalik siis seda nii-öelda CAPTCHA juhtimist teha, eks ole. Ehk siis, et põhimõtteliselt IDS võib otsustada, et sellele kasutajale me paneme CAPTCHA ette ja teisele ei pane, et mäletan ma õigesti või sa ütlesid seda millegi teise kohta? Ja pigem mitte IDS, vaid pigem nagu WAF, et see ikkagi tähendab seda, et sa pead olema selle HTTP kihini lahti võtnud ja oled võimeline ka nagu vastama sinna mingi payloadiga, eks.
ja okei, et jah, et sa suunadki selle kasutaja vahepeal siis mingile lehele ja siis et noh, see on ka nagu tundub nagu hea viis, nagu lihtne viis, kuidas seda captcha asja endale sinna nagu vahele panna, on ju, et sul on ühelt poolt nagu andmebaas, sul on kogu see teenus, mis seda captchat kuvab, on ju, sa ei pea seda enda rakenduse juurde tegema, sa saad selle nagu sammuke kaugemale nagu vahele panna. no just eriti, kui sul on hästi palju nagu mingi tiime, hästi palju rakendusi, eks. Et noh, siis on jällegi, et see know-how on üsna siuke spetsiifiline, et okei, HTTP captcha, noh, sellest saab ütleme iga tavapärane arendaja aru, on ju võib-olla. Aga kõik kohe, kui sa lähed sinna kuskile erinevate protokollide peale, et noh, kui ütleme HTTP, eks ju täna. Aga tegelikult, kui sa hakkad vaatama, siis see maailm on päris kirju, et noh, sul võib tulla sisse sealt HTTP 1.0 vast ei tule enam, eks ole, aga 1.1, HTTP 2, siis võib tulla sul HTTP 3 on ju, mis tegelikult on üldse UDP, et mitte enam TCP, eks, et noh, et sul on see maailm on päris kirju ja seda saab teha jällegi näiteks, noh, kuidas on sul üles ehitatud, eks ole, et HTTP 2 edasi ei ole enam täiesti tavalised, eks ole, plain text header'id, seal on natuke teised struktuurid. Sa saad teha mitmeid striimi, seal tekivad nii-öelda striimi põhised rünnakud, et sul on üks, noh, kus näiteks ka jällegi nüüd võrgupõhised asjad nagu ebaõnnestuvad, et näiteks, et sul on üks TCP ühendus HTTP 2 puhul ja nüüd sa tõmbad sinna sisse need nii-öelda HTTP saab striime, tõmbad püsti näiteks 1 000 000 tükki. Et sul ei teki miljonit TCP ühendus, sul on üks sama TCP ühendus, aga lihtsalt sa ei näe sinna protokolli sisse, et tegelikult tõmmatakse sinna miljonit striimi sisse, sellega võib-olla üritatakse load balanceri üle koormata, või siis nende requestidega nagu back-endi, eks. Et traditsiooniline lähenemine, et loeme TCP request'e, palju on IP kohta, noh, see lihtsalt enam ei tööta. Et vaata sellist know-how'd pigem nagu on, ma ütleks, et arendustiimides nagu vähem ja juba sellepärast nagu tasub sul seda üritada kuidagi nagu, ütleme siis tsentraliseerida kuhugi mingisse tiimi, mingite administraatorite peale, kes natuke rohkem on sellega kursis ja kellel on siis, kes siis nagu vastutavad, ütleme näiteks samade load balanceride või mingisuguse servatulemüüride või siis ka näiteks mingite API gateway'de tüüpi asjade eest. Ja kes teevad selle asja oma natukene rohkem selgeks. Ja omakorda siis nagu suudavad ka rakendada neid reegleid, mis siis nagu selles antud keskkonnas on nagu mõistlikud. Eks nad mõistavad ka nagu toodet. Aga no samal ajal mulle tundub, et see peaks olema rohkem arendustiimidele lähemal, kui see täna on. Et noh, sageli mulle tundub, et see tehaksegi kuskil kõrval ära ja tegelikult arendustiimid ei tea, et kui palju neid ründeid on, mis stiilis need ründed on, eks ole, et ja siis jääbki nagu kuidagi see dünaamika jääb nagu tööle panemata, et mida tegelikult arendustiimid ise saaksid teha, et võib-olla veel nagu mingisugust täiendavat kaitset enda rakendustele peale keerata, võttes arvesse neid ründeliike, mis seal IPS-i pool kinni pannakse, on ju. Või kuidas neid honeypot'e sinna sisse panna, et kuidas seda teha nagu, et kuidas tõsta need kogu see stats nagu teha arendustiimidele nähtavaks ja niimoodi arusaadavalt nähtavaks, et päriselt midagi nagu süsteemides ka muutuma hakkaks. Et kas selleks peavad need arendustiimid ise seda asja püsti panema, et sellest aru saada? Pigem mitte, aga selles mõttes on täiesti õigus, et see asi on nagu eos määratud hukule kohe, kui seda pannakse tegema mingisugune seltskond, kes nii-öelda arendustiimide jaoks ei ole nii-öelda omad joped. Et nad kuskil seal, kõige parem näide on see, et ettevõttes tehakse, sellega tegeleb turvaosakond, security tegeleb sellega. Noh, see on eriti eos hukule määratud nagu lähenemine. Et noh, loomulikult, et ideaalis võiks tegu olla nagu mingi ühe arendustiimiga, eks, et kui sul ongi näiteks mingi see välis otsa API gateway proxy teema eest vastutav tiim, on ju, siis ta on ka täpselt samasugune arendustiim, et ta ei ole kuskil mingid võrguadministraatorid nii-öelda, eks. Aga no okei, see ajaloolistel põhjustel väga tihti see nii on, eks ju, ja siis on küsimus ettevõtte dünaamikas, et kui lähedane või kaugel need võrguadministraatorid on ju. Aga igal juhul ei tohiks nagu tekkida seda olukorda, et kõik tunnevad, et kuskil seal on need Wafi mehed ja nemad üritavad meie rakendusi kaitsta, nemad teevad midagi ja meid tegelikult nagu väga ei huvita. Et see pigem peaks töötama nagu niipidi, et jah, nemad roksutavad nagu platvormi ja nemad on mõnes mõttes nagu last line of defense, aga see ei võta arendustiimilt ära kohustust, et need asjad peavad turvalised olema. Et näiteks see sama mingi SQL injectionite teema ja värk, et mina ei lülitaks neid, kui mul oleks need reeglid, eks ole, ma ei lülitaks isegi sisse neid mitte. Ja ma ei ütleks arendustiimidele, et me siin kaitseme mingit SQL injectionite asjadest, ei, see ei ole nagu see ülesanne, eks. Sest nendest saab ka väga lihtsalt mööda nii edasi, et mitte nagu luua sihukest nagu false hope'i tiimidele. Illusiooni, et siin on nüüd mingisugune maagiline kuppel on peal. Täpselt, et pigem nagu teha seal neid asju, mida tiimidel ongi keeruline teha, ehk et üks asi on, ütleme, see lähemale võrgule, eks ole, kõik see, mis me enne rääkisime,
kus neil ongi nagu raske õnnestuda võib-olla, kuna nad ei tunne seda, eks. Ja teised asjad ongi igasugused need nii-öelda mingid bot'i tuvastused, IP intelligence, kõik niisugused asjad, mis väga ei sõltu nagu sellest rakendusest. Ja see kusjuures käia ka niimoodi näiteks, et see ei pea üldse tähendama, et see blokeeritakse midagi, sest see blokeerimine on ka kohe see konflikti koht, et nemad seal kuskil võrgumeestel midagi blokeerivad. Ja siis kui rakendus ei tööta, esimene asi on see, et see WAF midagi blokeerib seal, eks ole, sellepärast on ja kirjutage neile, on ju. Et see on nagu ka väga halb dünaamika, eks, et igal juhul, mis seal toimub, tuleb nagu nähtavaks teha. Ja siis näiteks ongi, et kuni sinnini välja, et näiteks oletame samad mingisugused skoorid, värgid pannakse HTTP requesti kaasa ja mingi maani näiteks jäetaksegi see otsustamise nii-öelda võimalus sinna rakenduseni. Et jah, talle on pandud eespoolt kaasa, et me arvame, et see ei ole nagu väga hea IP. See on väga hea nagu selline huvitav praktika, sest see annab ka arendustiimile sellise debugimise ressursi natukene või nagu lisainfot debugimiseks, et kust see tõenäoliselt nagu kinni pandi see ühendus on ju, et nad näevadki, et kui see skoor on madal, et siis tõenäoliselt ei olnud see sealt WAF-i poole pealt ei kukkunud see ühendus maha, vaid see probleem võib olla kuskil mujal on ju. No just logida, ütleme, dashboardid ja meetrikad on vaja nagu igal juhul teha arendustiimidele nähtavaks. Et ei saa olla sellist asja, et arendustiim istub nagu pimeduses, ta ei näe mitte midagi, ta ei tea, et kas päring oli, päringut ei olnud, eks ju, et see on kõik nagu must have. Ja ütleme siis see WAF ja load balanceri kiht ja kõik see, kus esimest korda DLS lahti võetakse HTTP algabeks, see on ka tegelikult see koht, kus tavaliselt HTTP requestidele mingisugune trace ID külge pannakse, on ju. Et juba see, et tegelikult kogu see tracing'u ahel saab nagu sealt alguse ja sealt võib-olla pannakse sinna trace'i külge veel mingit informatsiooni ja see on tegelikult juba nagu tiimile tracing'ust näha. Et kuidas see asi nagu alguse sai load balancerist. Aga kuidas nüüd, me lõpetame enne selle teema ära, üks mõte siin veel, et see info peab ilmselt ka tagurpidi liikuma, et see sama, et mida rakenduses tehakse, kuidas arendustiim eeldab, et selle API-ga suheldakse, eks ole. See tegelikult ju peab sinna võrgu poole tagasi liikuma, et võib-olla mingisuguseid custom reegleid sinna nagu peale panna, et või siis tõesti, et mingeid vale positiivseid nagu maha võtta, eks ole. Et kui tulebki nagu üks asi on see, et meil on nagu tavapärane API, kus käib selline tavapärane suhtlus mingi hulk request'e sekundis on ju, aga siis on mingi hoopis teistsugune suhtlusstiil võib tekkida nagu mingid WebSocket'id ja stream'id ja asjad. Et mis võib kohe seal nagu siis alarmi nii-öelda tööle panna ja tekitada nagu tulevikus probleeme, et see info peab mõlemat pidi liikuma, et ka sinna võrgu ja turbetiimile nagu tagasi. Igal juhul, et eks kui sul on niisugune klassikalisem lahendus ja klassikalisem load balancer, et siis see on iga ettevõtte niisugune töökorralduse küsimus on, et traditsiooniliselt eks ole tehti mingeid tiketeid ja siis loodeti, et see asi nagu implementeeritakse korrektselt ära. Parematel juhtudel ikkagi sul on see, et okei, võrgutiim või turvatiim seal konfib midagi, aga sul on endal nagu visibility, et sa näed seda lõpptulemust on, et sul on võimalik igal ajal hetkel vaadata tegelikult täpselt, milline see konf oli ja ka selles mõttes kontrollida ja veenduda, et see sai nagu päris nii nagu me küsisime, eks ole, mõnes mõttes. Aga loomulikult parim lahendus on see, et sul on nagu mingi maani automaatne liidestus. Et oma isiklikust nii-öelda praktikast võin rääkida, et töötab ilgelt hästi nagu Kubernetes ja ma olen ehitanud ühe niisuguse setupi, kus on Kubernetes ja Kubernetes sees on nagu load balancerid ja need siis suhtlevad ühe maagilise kontrolleri abil, mis on ise kirjutatud. Ja see korjab oma info üles Kubernetesest nii-öelda erinevatest objektidest, annotationitest, kaasa arvatud TLS-i sertifikaadid ja kõik mingid sellised asjad, et ühesõnaga, et see nii-öelda load balance'imise kiht saab implementeeritud load balanceris ja load balanceride eest nii-öelda arendustiimid ei vastuta. Nad ei pea teadma, kuidas need töötavad, eks ole, kui nendega mingi probleemid ja rikked, siis nemad istuvad lihtsalt ja joovad kohvi ja ootavad, kuni see korda tehakse. Aga see informatsioon, et mis teenus mul siin on, mis TLS sertifikaadiga see töötab, eks ju, ja kuni sinna on välja näiteks, et vabalt saab sinna panna, eks ole, mingid rate limit'id informatsiooni, sinna võib panna vabalt mingisuguseid näiteks nii-öelda WAF-i profiile. Et see teenus on selline, mis mul on näiteks mingi user facing, kus ma eeldan, et inimesed käivad brauseritega, see on mul puhas mingi API facing teenus näiteks, eks. Et inimesed brauseritega käima ei peaks või ka näiteks siis mingisugused näiteks geograafilisi ütleme, et okei, et siin me teame, et enamus kasutajaid on lokaalne Eesti regioon, eks. Ja mõte on siis nagu see, et need on mingid abstraktsioonid, et see ei ole nagu mingi konkreetne, ma ei tea, load balanceri või WAF-i või security konfirmatsioon, vaid see on see, mis sa nagu oma keskkonnas oled nagu kokku leppinud.
et okei, meil on vaja umbes niisuguse profiile, me oleme need läbi rääkinud, eks. Et me hoolitseme, et see setup on nagu hea, on ju, aga me anname selle juhtimise läbi selle nagu arendustiimile. Kui tahad teistsugust setup'it, muuda oma kubeorientatsioon ära ja see konfiguratsioon muutub, eks. Ja sa võid seda ka näiteks teha siis mingisuguse intsidendi käigus näiteks, rakendada mingit paremaid rate limiteid näiteks, tunned, et okei, request'e on üle palju, on ju, davai, okei, tõmbame mingisuguse rate limit'i numbri siia peale, vaatame, mis saab, eks. Et sa ei pea sellest kuskil kedagi paluma mingit põrguadministraatorit nende poodist välja ajama. Ja see on ülitähtis. Tänapäevases maailmas Zero Trust hästi suur ja aktiivne teema, et vot seal on ka nagu, et seda võib nagu mitut moodi teha, et sa võid selle TLS-i nagu terminate ida põhimõtteliselt selle mikroteenuse juures ja siis siis sul on natuke probleem, sest need IPS-id ja WAF-id ei näe nagu üldse sinna sisse, eks ole. Pluss siis on mingid täiendavad probleemid, et kui sa seda serti hakkad vahetama, et siis sa pead seda võib-olla väga paljudes kuskil rakenduse kihis pead tegema, kui see mingi juursert nagu juhtumisi peaks nagu uuenema või midagi vahetub. Et kuidas seda asja teha, et siis et sa ikkagi nagu siis katkestaksid selle TLS-i seal load balancer'is ära, lased selle WAF-i sinna peale, eks ole. Ja siis krüptid selle asja uuesti mingisuguse uue serdiga, lood uue nii-öelda TLS ühenduse nagu kuni sinna mikroteenuseni. Mis kasutab siis mingit serti, mis on ütleme selles Kubernetese klastris nagu paigaldatud, eks ole. Mis on võib-olla su enda poolt nagu välja antud, mis ei ole nagu nii... No ei, ta võib ikka nagu laialdaselt aktsepteeritav olla, aga tema ütleme, see elutsükkel on teistsugune kui sellel siis kliendi poole vaataval HTTPS-i serdil, on ju. Ise vastasid ära, et enam-vähem umbes nii saabki. See oli nagu esimene mõte, et kuidas seda võiks. Aga mis su enda soovitus on, Tarko? No enam-vähem nii ongi. Okay. Aga seal ise ma ilmselt mingisugused avalikke serte nii-öelda parema ei läheks, mis on globally trusted. Et seal ikkagi mingisugused omad CA-d ja omad reeglid, eks. Et siis on rohkem kontrolli all ka see elutsükkel nagu nendel asjadel. Ütleme jah, mitte elutsükkel, aga sul on lihtsam neid serte välja anda ja uuendada ja sa ei pea jooksma seal vastu neid igasuguseid domeeni omaniku kontrolle ja asju, et sul võivad olla sisemised serdid, sul võivad olla üldse seal SNI-s mingid IP-aadressid näiteks, mitte nimed on ju ja üldse mis DNS-i nimesid kasutavad, kas nad üldse globaalselt lahenduvad, kõik need. Et sa pead nagu päris palju vaeva nägema selleks, et sinna panna nii-öelda globaalsed sertifikaadid sellises mudelis vahele. Ja. Aga kas see vaade, et üldse seal sisemises liikluses TLS-i kasutada, et see on sul vaikimisi soovitus oleks kõigile või kuidas selle vaatad? Seda on nagu hästi raske vastata selles mõttes, et ma ei tahaks öelda jah, see peaks olla enesest mõistetav, eks, et kõik on täna krüptitud, kõik data getter at rest on ka krüptitud, kõik on nii kinni, on ju, keegi viib serveriruumist ära, ta ei saa mitte midagi, eks. Et insener minus tahab öelda, et loomulikult nii on kõige parem. Praktik minus tahab öelda, et pahatihti sellega pingutatakse üle ja siis tehakse omale ise nagu probleeme juurde. Ehk et see sama näiteks, puhtalt see back-endi liikluse krüptimine, see sertidega majandamine. Ja kui sa lähed tegelikult nagu täna küsima inimeste käest, et okei, et paljud teavad nagu seda, et kuidas TLS töötab, eks ju, et okei, kõik ütlevad käed püsti, muidugi me teame, me oleme siin pannud püsti, kliendi need akmest tuleb sertifikaat, let's encrypti oma, kõik on äge, on ju. Aga kui sa hakkad nagu päriselt küsima, et kas sa saate aru, kuidas see töötab, nii, ja mis asi on SNI ja kuidas on selle sertifikaati valitakse ja niisugused asjad, siis see kätemeri jääb üsna nagu väikseks. Et see on nagu nii-öelda riskitaluvuse koht. Et kui head su arendustiimid ja asjad on või siis, et kui head protsessid sa oled ehitanud sinna, sest põhimõtteliselt saab ehitada seda protsessi ka sellisena ja ka tehnilist lahendust, et arendustiim ikka ei tea mitte midagi sellest. Tema jaoks see tuleb kuskilt, et ma ei tea, tal on näiteks mingi baaskonteiner, mille peale, kuhu tema rakendus läheb, baaskonteineri sees on see nii-öelda mingi API gate või API proxy tüüpi asi, mis moodustab mingi API messi, see saab kuskilt automaatselt sertifikaadid, eks ju, ja sellega tegeleb mingisugune üks väike arendustiim kuskil, kes täpselt teab, mis asi on TLS, kuidas töötavad CA-d, kõik asjad on ju. Siis on super. Kui öelda, et iga tiim peab, et meil on kuskil siin nurgas on CA, sealt saate serte ja tehke. Siis see ilmselt tegelikult väga hästi ei lõpe. Kuni sinnani, et üks mees oli parasjagu puhkus, oli sertifikaadid aegusid ära. Ja see võib väga kiiresti, väga keeruliseks minna käest ära, et me siin peame ju rääkima ka baasiühenduste krüpteerimisest, on ju, igasugused messaging protokollid, on ju, täpselt see sama mingid striimid, täna juba mingid teegid nagu lahendavad osa nendest probleemidest ära,
aga samas, et kuidas paigaldada, kuidas siis mingisugune MQ ühendus nagu krüptituks teha, ma nagu peast ei oskaks küll öelda. Et noh, baasiserverid ka tõenäoliselt toetavad, on ju. Aga kuidas sinna seda serti paigaldada jällegi, noh, et see ei ole nagu nii tavaline tegevus, kui siis sellise HTTPS-i sisse lülitamine mingisuguse REST API jaoks, on ju. Ütleme jah, et selle krüpto nagu enablimine on lihtne. Kui tugi on olemas, siis tavaliselt on see köki-möki, eks. Aga keeruline osa just nimelt ongi see, et kuidas sa saad sinna need sertifikaadid, kuidas sa teed sertifikaatide haldust, kuidas sa tagad selle, et sul on mingid lisamonitooringud, et sa püüad selle kinni, et need sertifikaadid ikkagi hakkasid nagu aeguma või et ühesõnaga, et sa ei saaks teada sellest selle hetkel, kui ta aegus. Vaid et jah, sa eeldad, et sertifikaate vahetatakse, on ju, et näiteks ka, et noh, CA poole pealt monitoorid seda ja teavitad tiimi, et kuule, sul on sertifikaat on välja antud, 7 päeva pärast see aegub ära, on ju, tee midagi. Ja siis teistpidi peaks ka nagu rakenduse poole pealt kontrollima seda, kuule, et sul ikka on mingisugune teenus siin, on ju, kus vastab mulle TLS, kus antakse mul sertifikaat, mis aegub homme, on ju, et kuulge, midagi on nagu valesti, on ju. See on puhas see monitooringu pool, eks. Aga näiteks niisugused mured, et okei, väga hea andmebaasi server, paneme, enablime, ütleme siis TLS-i, paneme sertifikaadi, paneme tööle. Nii, ja siis avastatakse, kui me esimest korda hakatakse sertifikaati vahetama, et ups, sertifikaadi vahetamine ei saa käia lennult. Selleks tuleb teha baasile restart. Või no vähemalt mingil connection handle'ile või mingil asjale, mis sulgeb kõik töötavad connection'id, eks ju. Lihtsalt, et seda ei ole viitsitud teha on the fly, et loeks Atomically failist uue sertifikaadi, uue privaatvõtme ja paneks selle tööle. Ja siis kohe tekib see küsimus, et oot, et kas meil ikkagi seda vaja. No ja mis saab vanadest, eks ole, ja kõik see muu värk. Et kui on pikad ühendused, mis eelmist serti veel kasutavad, et sa ei saa seda faili lihtsalt välja vahetada, sa pead seal kuidagi võib-olla toetama seda vana edasi nagu mingi aja. Jah, no selleks ei ole seda vana faili vaja, ütleme, see võtmevahetus on ära tehtud ja transpordivõtmed on kokku lepitud, et põhimõtteliselt see vana asi jääb ellu. Aga noh, seal on ka teistpidi võib-olla niisugune security lähenemine sellele asjale, et okei, äkki need vanad ühendused ikkagi peaks maha lööma. Et miks meil käivad ühendused, mis on vanade sertifikaatidega püsti pandud ja kui kaua nad siis ikkagi käiva saavad. Kas nad saavad aastaid käia, on ju näiteks, et õnneks meil täna jah, on seal tehakse ju selles mõttes eraldi võtmevahetus, et see sama privaatvõti või asi ei ole nagu selle sessiooni transpordi võti. Et sul ei ole see, et kus see vana sertifikaadi võti kuskilt lekib, et oi, sa saad kõik need sessioonid lahti, ei saa. Aga noh, ikkagi selles mõttes, kui sa saad olla nagu väga security aware, et siis tegelikult võiks need ühendused maha lüüa. Ja jällegi, mingites süsteemides, kui sul on tehtud see baasi mingi klaster, sul on see väga hästi juhitud, masteri switch over'id, kõik asjad, eks ole, kõik töötab väga hästi. Mis noh, ma olen näinud neid lahendusi, aga see enamasti ei ole nii, eks, et siis on sul kõik väga hästi, sa ütled see sertifikaadi vahetus, baasi restart, mingi asi on köki-möki, noh, see on, me teeme 3 baasi restarti iga päev, eks, et see ei muuda meie elu keerulisemaks, on ju. Aga kui andmebaas on mingi selline asi, mida hoitakse nagu mingi Snowflake'i kuskil, et korra aastas upgrade'ime ja restardime ja noh, muu ajade peaks töötama, noh siis see ei ole võib-olla kõige mõistlikum mõte, kuhu seda implementima nagu kohe minna. Jaa, kuule, kas võib-olla siia lõppu veel võtaks sellise teema, et kas pilveplatvormidel on see asi lihtsam? No, et me Cloudflare'ist korra juba rääkisime, aga võttaga, ma ei tea, AWS ja teised, et noh, kas seal ei ole see lihtsalt paned mingi linnukese ja sul asjad nagu on juba turvalisemad kohe nagu? No põhimõtteliselt jah, sest et seal on 2 poolt on. Esimene on see, et kui sa võtad seda pilveplatvormi käest ka CA, managed KMS-id, kõik mingid asjad, noh siis nad pahatihti selleks, et sa ikkagi seda teenust kasutaksid, teevad selle kasutamise mugavaks. No näiteks kuni sinnamaani välja, et need uue sertifikaadid pannakse sulle kohe sinna masinatesse ja kogu ütleme see AWS-i IAM-i rollid ja seal on hästi palju niisuguseid nüansse, mis kõik kokku mängivad päris hästi tegelikult, eks. No, ja teine pool on see, et okei, sa võtad sinna juurde ka managed andmebaasid, asjad, eks. No ka seal sa ei pea muretsema. Selle eest sa maksadki. Just, aga see tuleb sul kõik nagu korraliku price tag'iga. Nii, ja see ei ole praegu üldse nagu mingi antipromo nagu cloudi provideritele, eks. Kui sa ei taha seda ise teha, sa tahad olla nagu tegelikult ka kasutada lahendusi, mis suurendusega töötavad ja inimesi on sul endal ikka vaja vähem, kui nagu on-premis või ise ehitades kuskil cloudis, eks ju, aga sul ikkagi on mingid mõistlik inimesi vaja, kes aru saavad, kuidas see töötab. No, siis see kindlasti on nagu väga hea lahendus. Lihtsalt, et see raha ei lähe inimeste palkadesse, vaid see raha läheb nagu Amazoni, eks. Või siis alternatiivse cloudi pakkuja juurde. Jaa. Kuule, aga see algne küsimus ikkagi, mis Priidul oli nüüd, et ta tahab oma NAS-i ikkagi nähtavale teha maailmale või noh, endale maailmast, et kas see sinu soovitus talle oligi see Cloudflare'i kaudu seda teha või
lihtsalt nagu mis kokkuvõttes tagasi tulles selle algse probleemi juurde, et mis sa soovitad Priidule? Plaan B on, tähendab väga hea meede, millest me täna tegelikult juba ka rääkisime, on ikkagi see geoblocking. Noh, see on just nagu hästi basic, kui minu pere kasutame, ma ei tea, miks mul peaks olema, sest kõik teised riigid nagu saadaval. Hästi lihtne kinni panna, juba jälle võtab nagu mingi hunniku maha nagu. Et see nagu nulli ei keera, aga iga natuke loeb nagu. On sulle veel hea mõte, mida kasutada. Kui mul on omal samasugused mingisugused serverid ja mingid asjad saad, kuhu teinekord tahaks nagu sisse logida kaugemalt, kus by default on näiteks Eesti lahti või isegi näiteks saanud mingisugune osa võrgust, eks. Aga pahatihti ikka jooksed selle otsa, et oled kuskil ise reisil, eks ole, ja tahaks mingil teenusele ligi saada. Siis nagu vana hea port knocking tüüpi asi töötab nagu väga hästi. Ehk et mõte on selles, et sul on mingi maagiline marker. Et näiteks, et sul on see samas, sa ei pea seda seal NAS-is põhimõtteliselt tegema, sa võid seda saada tulemüürist teha või kui sul on seal mingi Linux tulemüüriks, sellega saab suht lihtsalt teha, tükid on olemas. Ehk et näiteks ongi, sul on nagu mingi maagiline marker, et ma teen kõigepealt ühe TCP ühenduse sinna samasse IP peale porti 12345 ja siis ma teen 10 sekundi jooksul teen TCP ühenduse porti 54321. See on nagu see salajane koputus, et seda teha. Põhimõtteliselt, nii. Ja siis selle peale, okei, see on mingisugune tuntud IP, võtame siis selle source IP, kus need markerid nagu tulevad, eks ole, teeme talle lahti selle NAS-i pordi ka. Ehk et sul on mingi suht lihtne viis, kuidas sa saad nii-öelda avada enda aadressi suvalisest kohast internetist, aga tõenäosus, et seda keegi nii-öelda mingi skänneri või asjaga järgi teeb on nagu peaaegu olematu, ta ei ole null, mis tähendab seda, et see teenus peab ikka olema autentimise ja kõigega, eks ju. Aga sa nagu 99,9 iga skännerid rünnakud kohe paugust nagu välistad ja töötab nagu super hästi. See on see security through obfuscation natukene. Sinna kanti natukene, et see on mingi oma custom ja see töötab väga hästi, see on hea lihtne. Aga ja okei, nii, Eerik. Aga see koputamist, seda sa teed lihtsalt telnetiga või kuidas sa seda ise teed nagu see, või sa teed mingi abivahend endale selleks või? Kuidas tänapäeval? Mina teen telnetiga, aga sa võid seda teha igat moodi, sa võid teha. Ei, ma saan aru, sa võid selleks koodi ka kirjutada, et mis teeb selle. Ma vist olen mingi valmis tükiga näinud, aga ei ole lihtne, ei ole ka keeruline ise kirjutada, et sa võid ka näiteks veebi, kui sul on seal mingi veebiteenus ka oletame, sul ongi mingi veebiurl, sul on seal võib-olla HTTP autentimine vahel ja see veeb on sul maailmale kätte saatav ja seal on pressid põhimõtteliselt lihtsalt butooni, et siit IP, kus ma praegu olen, tee mulle need muud teenused ka lahti näiteks, ma ei tea, 12 tunniks, eks ole. Et loomulikult seal peab olema ka mingi ülemine aeg, et see pannakse kinni. Ja sellega sa saad nagu üle mugavalt umbes igast device'it, et sul ei ole vaja. Et pahatihti ongi just ju see, et ega sa võid VPN-iga teha. Et ka need NAS-id ja asjad täna ja tulemüürides võid ju teha endale, paned VPN-i kliendid igale poole, tõmbad VPN-i püsti, et tehnikuna tundub nagu see, et see on ju kõige parem lahendus. Kõik on väga turvaline, on ju, ise kui sul see NAS-il tuleb pärast välja, et on sul halb krüpto seal või mida iganes, eks. Kõik on VPN-i, siis kõik on kaitstud, aga seal ongi pahatihti see, et sul on teinekord mingid niisugused case'id, et sul on vaja, ma ei tea, sõbrale, kellele sa ei taha anda VPN-i, või sul on vaja mingist device'ist, kus sa ei saa VPN-i, või sa oledki mingisuguses suvalises device'is mingil põhjusel, eks. Ja mingis random hotelli lobiarvutis midagi. Jah, näiteks ka see on, või see VPN erinevatel põhjustel, VPN-i tehnoloogiad on veel eraldi lugu, millest saab rääkida kunagi võib-olla, aga see ei käi lihtsalt, see on ära blokeeritud, sul on nagu väga hea filter tehtud hotelli avaliku wifi'sse, kus näiteks käib ainult nagu mingi HTTPS on ju. Ja mitte midagi muud ei tööta, eks, et siis tahaksid sa veebiliidest võib-olla downloadida oma NAS-ist midagi, aga need VPN-iga ei saaks, et enamasti need asjad saab ikkagi niimoodi tööle, aga VPN on ka väga välid nagu lahendus, kui see kasutajagrupp või su kasutajad on nagu kompatiiblid selle mudeliga. Nice, kuule. Priit sai palju valikuid juurde. Just natukene teateks, ta on selline igavene projekt on see, ma arvan, et kogu aeg nagu nokid natukene peale sinna ja see on see nuhtlus, mida ma mitte kellelegi ei soovita tegelikult, et tundub nagu hea mõte, et hakkake ehitama, aga siis kui sa hakkad, siis sa avastad nagu, et ei tii, et küll siin on nagu seda muret, et käiakse koputamas. Päris hea lahendus on, mulle tegelikult meeldib see, et mul on seal Azure'is on see väike virtukas. Selle nagu pluss on natuke ka see, et mis nagu põhimõtteliselt proxib, siis seal on lihtsalt reverse proxy, mis üle tailscale'i siis minu võrku jõuab lõpuks. Ja selle pluss on ka see, et kui ma ei kasuta seda, kui ma tean, et ma ei kasuta seda nagu väljast, et siis ma võin selle kinni panna.
siis ma panen selle seisma ja kui ma kuskilt tunnen, et ma vajan nagu seda ligipääsu, siis noh, see startup võtab, ma ei tea, 20 sekundit. Et noh, et see ei ole nagu, see ei ole liiga pikk aeg, mida nagu oodata. Et see on ka nagu variant, aga noh, siis nüüd ma toetun siis sellele nende portaali turbele põhimõtteliselt, et kui keegi sinna minu kontoga sisse logib, siis ta ikkagi saab sealt, ühesõnaga. Sihitud ründed on nagunii nagu hoopis teine teema, et sellest me oleme ka rääkinud, et keegi ikka sind sihikule võtab, et siis on kohe olukord palju keerulisem. Aga aitäh, Tarko, tulemast, väga põnev vestlus oli nagu alati ja aitäh Eerikule, aitäh meie kuulajatele, kellel on veel küsimusi selle teema kohta, siis meie Discord ootab, lingi leiab meie YouTube'i episoodide alt. Ja järgmine nädal, kas ma suudan sellega välja mõelda, mida me järgmine nädal räägime, ei suuda vist antud hetkel. Aga meil on palju põnevaid teemasid ees, mis on juba siis kokku lepitud ja kalendris salvestust ootamas. Aga seniks jääme kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh!